Head vaatajad, mina olen Nele Kullarkupp ja toon nende kohalike omavalitsuste valimiste eel teieni saatesarja Tallinna linnapea kandidaatidega. Aga siinkohal teete teie meie eest pool tööd ära. Nimelt esitate teie küsimused, mis teid linnaelu juures kõige enam paeluvad. Ja mina toon teile linnapea kandidaatidelt vastused. Seekordses saates usutleme Eesti 200 Tallinna linnapea kandidaati, kelleks on Aleksei Jašin. Mida teha, et autosid jääks linnas vähemaks ja sõidukorraldus oleks parem? No esiteks peaks olema mugav ja kiire ühistransport ja teiseks peaks olema turvaline nendel samadel rattateedel, mis meil siin on sõitma. Kui inimestel on mugav, turvaline ja kiire kasutada teisi transpordiliike, siis tõesti tuleb vähem autosid ja pole ummikuid ka nii palju. Kas ühistransport plaanitakse tasuliseks teha? Kohe peale valimisi Eesti 200 ei teeks ühistranspordi tasuliseks, aga linnaelanikud peavad aru saama, et kui me tahame kiiremini välja ehitada 4 uut trammiliini ja kui te tahate rohkem bussiliine, ekspressliine ja et liinid käisid tihedamalt, siis tegelikult peab algatama arutelu selleks, et muuta või küsida natukene raha näiteks töötavatelt inimestelt, mitte lastelt ja pensionäridelt, aga töötavatelt inimestelt võib-olla see panus võiks olla, et oleks rohkem transpordit ja parem. Minu küsimus linnapeale oleks, kuidas saavutada õiglased palgad Tallinna linna asutustes? See on hea küsimus, arvestades, et see linnavalitsus, kus mina olen töötanud, on just võetud 230 ametnikku nii-öelda vähemaks. Oleme kokku hoidnud 5 miljonit eurot tänu sellele, aga teine pool sellest vabanevast palgafondist me andsime tegelikult meie linnaametitele, et nad tõstaksid palka, kas siis kõigile või siis vastavalt sellele, mis ametikohtadel inimesed on. Ja mina vastutan eeskätt haridustöötajate palkade eest ja mis me oleme teinud, me oleme tõstnud nii palga alammäära kui ka palga diferentseerimisfondi, mis on hästi oluline. Ehk siis juht, kas näiteks koolijuht või lasteaiajuht saab ise otsustada, et kui on õpetaja, kellel on rohkem ülesanded, rohkem vastutust, siin antakse rohkem palka ka igakuiselt lisatasuna. Et mina pooldan sellist lähenemist. Et mida tema teeks teistmoodi, et kõik valijad temaga rahul oleksid, kes teda on valinud? No kõik valijad kohe kindlasti ei ole meiega rahul, aga ma arvan, et me peame töötama selle nimel, et meie profiiliga valija oleks meie tööga rahul. Ja ma arvan, et Eesti 200 valija alati ja ka edaspidi, kui hääletab meie poolt, see annab meile mandaadi, siis soovitakse, et haridusega tegeletakse väga põhjalikult, et eestikeelne haridus edeneb, et õpetajate palgad tõuseksid ja koormus langeks ja samal ajal kogu seda linnaruumi liikuvuse küsimus, millest me ka alustasime, et see muutuks rohkem inimsõbralikuks selleks, et oleks mõnus siin linnas liikuda, oleks turvaline liikuda ja ei oleks nii, et ainult saabki autoga siin ringi käia Tallinna linnas. Ja ma arvan, et on 2 peamist punkti, mis meie valija meilt tahab. Kuidas te hoolitsete selle eest, et te normaalseks jääksite? See on väga hea küsimus. No ma arvan, et väljaspool tööaega suhtlen oma pereliikmete, sõprade, tuttavatega, kes on väga erinevates valdkondades, veedame ikka koos aega ja see mitte poliitikutega ja mitte linnasüsteemis töötajatega liiga palju aega veetmine ja selles mullist väljas olemine tagabki seda, et sa ikka kohtud tavaliste normaalsete inimestega, et see teebki sind ka normaalsemaks. Kas majaesiste kõnniteede lumekoristus tuleb? Tuleb. Just eile andsime sellest ülevaadet, et meil on 8 linnaosa. 6 linnaosas on siis, kas Mustamäel näiteks on uus hange sõlmitud, kus on rahaliselt ette nähtud ja siis selle lepingu osas on ette nähtud, et Mustamäel kõik need koduesised teed on lükatud linna poolt või linnaosa poolt. Siis veel 5 linnaosas me suurendasime olemasolevate lepingute mahtu. Tähendab, et need partnerid, kes juba puhastavad lund meil ühes või teises kohas, nemad siis hakkavad rohkem puhastama, linn maksab neile rohkem. Ja siis 2 linnaosas meil hetkel veel on selline pingeline moment, et ei ole veel lepinguid sõlmitud, kuigi kokkulepped on olemas. Ja ma loodan, et ka neid sõlmitakse, see on Kesklinn ja Põhja-Tallinn, kus veel ei ole kokkuleppele lõpuni jõutud. Aga kui need on ka olemas, siis linn tõesti maksab kinni ja teeb ise ära. Küsimus on, kui kiiresti ja kui hästi. Siin juba sõltub, kuidas
needsamad lepingupartnerid suudavad, kui lumerohke tuleb ilm, aga muidu päeva lõpuks linn peab ära lükkama igal tänavalt, jah. Miks on Tallinn eriline? Tallinn on eriline, sest et see on kodulinn esiteks mulle ja väga paljudele inimestele, see on meie, ma arvan, südames seetõttu, aga teiseks ma arvan, et Tallinn on ikkagi väga-väga turvaline linn, kui võrrelda teiste Euroopa pealinnadega. Tallinnas on väga mõnus ringi käia öösiti, telefon näpus, ei pea kartma, et keegi tuleb nii-öelda vargile, et seda on nii palju turvalisemaks läinud viimastel aastakümnetel, et see on väga hea töö meie politsei poolt, aga ütleb nii mõndagi meie ühiskonna kohta, mis on palju arenenud. Ja siis kolmandaks võib-olla Tallinn, me siin oli roheline pealinn, eks ole, aga ma arvan, et see on tänu sellele, et eks neid parke ja rohelust ja kõike on isegi südalinnas on omajagu ja see tegelikult on inimestele hea, vaimsele tervisele hea, see on mõnus ja seda rohelust peab olema just püsivat rohelust, et need ajutised lahendused võib-olla, mis siin taustal isegi seisavad, ei ole nii head, sest et panete potis kuskil haljastust, aga tegelikult õige on see, et on püsiv rohelus ja see loob väärtust linnas. Millal lõpetatakse omavaheline kaklemine? Lõpetatakse. No minu meelest on lõppenud, et võib pidada need valimisperioodi ka nii-öelda omavaheliseks kakluseks, aga tegelikult ma käin nendel debattidel hetkel ja suhtlen konkurentidest kolleegidega igapäevaselt ja ütlen, et no ei ole suurt kaklust, et hästi rahulikult üritame veenda oma valijaid, et tuldeks ikka valima just meid ja meie erakonda toetama seekord. Ja mis seda kaklust puudutab, ma arvan, inimesed mõtlevad seda suvist etendust, mida Tallinna linnavalitsus siis etendas või siis täpsemalt Reformierakond. Ja see lõppes minu meelest juba augusti alguses ja alates sellest hetkest on rahulikult ju linna valitsetud edasi nii-öelda vähemuskoalitsioonis Eesti 200, sotsiaaldemokraadid, Isamaa ja ma ei oska põhjendada, miks Reformierakonnal seda vaja oli, aga pigem nad ise on aru saanud, et see oli nii-öelda miinusmärgiga ettevõtmine. Ja õnneks see on nüüd vaibunud ja saab rahulikult minna. Aga mis on positiivne, et kui oli 20 aastat võimu Keskerakonnal, siis kõik igasugused konfliktid, lahkarvamused, mingisugused hankeprobleemid ja ka korruptsioonini välja, et eks see kõik oli kuskil kabineti vaikuses, rahvas ei teadnudki, et sellised asjad toimuvad. Hiljem, kui prokuratuur esitas mingisuguse kahtluse või see algas mingi menetlus, alles siis meedia sai teada, avalikkus sai teada. Siin selle nelikliiduga minu kolleegidega ikka iga asi, mis vähekenegi oli nii-öelda valesti või teistmoodi, see kohe tuli välja. Mõnikord meedia sai varem teada, inimesed said varem teada, kui mõni teine linnavalitsuse liige näiteks. Ja see ongi, vabandust, aga oma heade ja halbade asjadega, see ongi demokraatia ja kui info levib, inimesed teavad, mis päriselt toimub. Tegelikult see on hea ja see on väärtus. Aga muidugi aina professionaalsemat asja ajada. Minul on küsimus, et kas haljasalad peaksid olema kasvanud umbrohtu, et äkki saaks selle umbrohu ja need pargid ilusamaks teha? Eks linn on katsetanud sellega, et niidetakse vähem ja siis on saadud tagasisidet kohalike inimeste poolt, et palun niitke, eriti seal, kus inimesed käivad ja enamus linnaosades on ikkagi seda tagasisidet kuulda võetud ja siis vaatame, kuidas järgmisele nii-öelda niitmishooajale vastu minnakse, aga ma tean, et seda tagasisidet on meie partneritele, kes niidavad, on nii-öelda antud. Ja mis puudutab Eesti 200, me arvame, et kindlasti on vaja neid alasid, kus niidetakse näiteks vähe, see tähendab hooaja jooksul näiteks 2 korda. Aga see on need kohad, kus inimesed ei käi lihtsalt seal või kui käivad, siis see ei ole isegi käeulatuses või kaugemal. Et see võib olla see koht, kus on see putukad elavad ja naudivad ja seda linna loodust, eks ole, ka oleks. Aga kui need on kohad, kus inimesed igapäevaselt liiguvad ja on kõvasti siin linnaosale või Keskkonnakommunaalametile tagasisidet, palun niitki, inimesed käivad seal, lapsed mängivad seal ja nii edasi. Et eks seda tagasisidet vaja kuulda võtta ja nendes kohtades on vaja rohkem niita. Kas päriselt rakendatakse ka igale poole neid ööbusse?
No see on siis tasuta ühistranspordi võlu ja valu, millest me siin rääkisime. Et ühelt poolt see ööbuss on mega hea projekt, seda kasutatakse ja siin on natukene isegi muudatusi tehtud, et kui mõne linnaosa suunal peale kella 3 me nägime, et ei kasutata, siis suunasime selle asemel näiteks Piritale ööbussi. Aga kuna tegu on tasuta ühistranspordiga, siis ressursside maht on piiratud ja tuleb teha neid valikuid, et kui palju ja kas ikka iga linnaosa suunal öösel saab liikuda. Ehk siis natukene see otsuse koht ja arutelu koht, kui tahame rohkem bussiliine, rohkem ööbusse, siis äkki ka tasulist teenust. Aga tegelikult, ja seetõttu ma ei saa lubada, et kindlasti, igasse linnaossa tuleb ööbuss. Aga see projekt on ennast väga hästi tõestanud, see on super populaarne projekt. Need liinid, mis hetkel käivad, seda kasutatakse ja see peab kindlasti jääma. Ja kui rääkida sellest, et rohkem ja igas suunas, siin on 2 varianti, kas linn võtab kuskilt teistelt kuludelt ja paneb sinna või siis peame arutama sellest tasusest ühistranspordist.